Paide abilinnapea Karl Jakobson, tulles väljapoolt siia Paide linna ja tulles tunduvalt suuremast linnast, milline on esmamulje sellest linnast, millega seisab ees 4-aastane koostöö? No, Paide on näha, et ikkagi arenev linn ja tänu sellele uuele maanteele, mis siia järjest nagu lähemale sõidab, on neid võimalusi siit pealinna liikuda päris palju ja tegelikult ju linn selles mõttes nagu areneb, et kas või siit samast majast on näha, et teetööd nagu käivad igal pool, et Paide linnakeskkond tundub nagu hea. Siin oli omajagu pingeid üleval nagu alati ehitusega, on millele miski kuulub või kellele miski kuulub ja milliseid lubasid, milliseid õigusi ja kooskõlastusi on vaja. Kas selline kinnisvara inimese taust teeb siin natukene elu kergemaks? Ma arvan kindlasti selles mõttes, et siin see on nagu selles mõttes nagu teeb selle asja kergemaks, et sa tead, et mis on nagu ühe poole see, et miks ta ei taha anda, kasutusõigust või mingit servituuti teatud asjadele, et või kas see asi on nagu sisuline või see on lihtsalt sellepärast, et minu oma ja ärge puutuge. Aga siin ma näen, et avalik huvi ikkagi kaalub üles selle eraõiguse, et kui millegi jaoks neid servituute või omandiõigusi nagu piiratakse. Meil on olnud raadioeetris aastaid isegi kinnisvarasaadete sari ja sealt on kuulaja saanud teada, kui keerulised on need juriidilised nõksud, mis käivad sellise erakinnisvara kauplemise puhul. Kui palju siin tundub erinevat olema praegusel hetkel, olles siis riigi positsioonil? Kas see on väga erinev? Selles mõttes, et just need samad servituudid ja kõik need küsimused, mis on ka eraisikute vahel. Eks ta selles mõttes, et linnal ja riigil on ikkagi oluliselt laiemad need asjad, sest kui erasektoris on see puhtalt nagu kokkulepete ja ilmselt ka tasustamise küsimus, siis riigil on palju hoobasi või omavalitsusel, et neid sunniviisiliselt määrata, kui neid vabatahtlikult määrata ei taheta. Et selles mõttes omavalitsus on ikkagi nüüd oluliselt lihtsam jõustada kui erasektoris. Selline küsimus ka, kui kiiresti see otsus tuli, ettepanek ilmselt oli ootamatu? Ettepanek oli ootamatu ja ega väga palju otsustada aega ei olnud, et kui üks päev oli ettepanek, siis järgmiseks päevaks ma andsin teada, et ma võtan selle väljakutse ja selle abilinnapea ameti vastu, et väga kaua aega mõelda ei olnud, aga see tundus nagu huvitav ja kindlasti see avardab ka teist pilti, et kui ma olen näinud ettevõtja pillu läbi seda valdkonda, siis nüüd näen ma ka seda teist poolt. Miks need tihtipeale need otsused venivad võib-olla või miks nad ei tule sellised, nagu ise oled nagu mõtlenud. Nüüd on kordades olnud rohkem aega pärast seda. Kas see mõte on ka peast käinud läbi, et oli siis nüüd vaja? Jah, selles mõttes, et see mõte käis juba alguses vaja, et kas seda on vaja või mitte, aga ütleme niimoodi, et kuna ma ise ei ole kandideerinud ja hiljem tehti see ettepanek, et siis selliseid ettepanekuid väga tihti ei tehta, et sellest tuli nagu kinni võtta. Selle sama põhjal, mis nüüd on olnud võimalik tutvuda selle olukorraga siin, mis tundub see esimene ja oluline väljakutse oma töövaldkonnas? Rääkides nagu linnapeaga ikkagi see, et saada see meeskond tööle, kes meil seal planeerimiskomisjonis on, et seal on osad ametikohad on nagu täitmata ja kõigepealt on vaja tegeleda inimestega. Et see masinavärk nagu kõik ilusti õlitatud töötaks, et see ongi kõige suurem väljakutse, mis alguses ees ootab. Aitäh ja jõudu! Aitäh!